Eesti Vabariigi president soovitas tänavused Teeme ära talgud lisaks ärategemisele, mida on Südamesalus täna oi kui hästi ära tehtud, soovitas pühendada ka raamatutele ja unistamisele. Unistamise talguid me teeme pärastlõunasööki ja raamatutalgud käivitavad pigem protsessi, sellepärast et meil on siin inimesed, kes on kirjutamas raamatut. Minu sõpruskonnas on mitmed inimesed, kes on just alustamas raamatu kirjutamist. Ja te saate vaadata YouTube'is Murutari videot, mis räägib sellest, kuidas raamatut kirjastatakse. Kui sa hakkad looma raamatut, siis põhimõtteliselt on sul 7 võimalikku varianti. Esimene variant on see, et sa hakkad otsast kirjutama. Ei ole raamatu kirjutamises mitte midagi keerukamat kui kirjand, arvamuslugu, essee. Maailma kõik kirjatööd seisavad koos ühest ja samast loogilisest jadast. Pealkiri, selle all, kes see tegi ja sealt edasi sissejuhatus, teemaarendus ja lõppsõna. Ka raamat on sama primitiivne asi ja tema põhikomponent oled sina. Sul on raamatut kirjutada siis mõtet, kui sa oled jäägitult aus, kui sa ei häbene seda, kes sa oled, kui sa ei häbene seda, mis on sinuga juhtunud ja kui sa ei kavatse hakata oma lugu jutustades seda ilustama. Kuidas sai Murutarist populaarne kirjanik, kelle nimi kui kaubamärk on üles ehitanud talusid? Õudne, kohutav, metsik, jube ausus. Sa pead julgema olla ebatäiuslik, sa pead vapralt vaatama silma oma valedele valikutele, mis pärast selgub, et ei olnudki valed. Kui juba jutustad, siis täiega oled, nii nagu raamatus 12 inglit, Pia Padar tuligi minu juurde sellepärast, et ta tahtis ära rääkida oma 12 abordi lood. 3 aastat ränka tööd, 500 lehekülge ja süda nii kerge nii minul kui Pial. Nii et sa pead olema valmis, olema täpselt nii, nagu sa sündisid. Paljas, süütu, mitte kellelgi ei ole õigust sulle näpuga näidata, kes on süütu, viskab esimese kivi. Sinu ausa raamatu kõige suurem teene on see, et 100 000 inimesed tunnevad ise ennast sinu raamatus ära. Ta ei pruugi olla nii hullusti elanud kui sina, aga on täiesti lubatud olla elanud natuke normaalsemalt. Igal juhul ka tema tunneb ennast ära, ta loeb ise ennast sinu raamatus. Oletame, et sul on tõrge päris ise raamatut kirjutada. Ehk siis sa ei ole see mees või tüdruk, kes istub päevast päeva arvutis ja laseb sõrmedel käia. Siis sa võid olla, nüüd tuleb variant 2. Variant 2, sa oled see, kes saab oma ploki, oma puhta lehe tõrke maha sellega, et sa suhtud oma kirjatöösse kui mustandisse. Ehk siis see, mille sina kirjutad arvutisse, ei ole sinu jaoks kohe samal hetkel see, mis lähebki nüüd trükki. Niikuinii ei lähe, sellepärast, et sellest käib üle keeletoimetaja, tehniline toimetaja, kujundaja. Nii et enne kirjastamist teda vuntsitakse, nii et temast saab kui hea asi. Kui sa võtad selle variandi 2, et see, mida sa kirjutad, see on mustand, siis sa muuseas toimidki nii, nagu Pia Padar raamatu
12 inglit konveierilt kogemusnõustajaks. Minu kaasautor kaane peale tuligi 2 autorit. Piiaga me panime tema 12 sündimata jäänud lapsele nimed ja jutustasime tema lugu. Sinna kõrvale tulid analoogsed lood. Issand jumal, hoia, need lood jätkavad tulemist. Nii et tagantjärele alles ma olen teada saanud, kui tänuväärne ja võimas oli Preili proua, no igatahes Padari algatus. Variant 3. Sa ei suhtugi oma kirja pandusse kui raamatusse. Sa käitud nii nagu koolis. See on konspekt, mehed. See on 3. variant. Kui sa selle teise variandi teed lähed, siis sa jõuad siia minu õuele ja me hakkame sealt aretama. Kui sa lähed konspekti teed, saad sina ülivõimsa, mis asi see ongi siis, kvaliteetaja. Sellepärast, et sina oma mehega võtad lihtsalt ette vihiku või paberi või mis sul siuke tore käepärane asi on. Su mees räägib ja sa konspekteerid. Sa oled tema sekretutka. Ühesõnaga, su mehel on vaba voli minna lappama. Ehk siis pole ühtegi õiget ega vale teemat, sest kui sa oled selle teise variandi tüdruk, siis sa pead ikkagi mingit telge pidama. Konspekti variant on väga hea, sellepärast, et tegelikult mida inimese teadvus teeb? Inimese teadvus punub patsi. Sul on küll üks pikkus juukseid piltlikult öeldes, aga sul on lubatud teda punuda ja kammida nii nagu tuleb, siis tuleb tuulepuhang ja viib selle soengu üldse oma teed. Siis tuleb mingisugune mälupilt, mis võib sul olla muuseas pärit ka mõnest eelmisest elust, kellegi teise kanalist. Ühesõnaga, konspekteerimine on põrgulikult võimas kvaliteetaeg. Plokid maas, su oma armastatu sinu vastas ja ta räägib ja ta räägib ja ta räägib ja kõik, mis ta räägib, on tõde. Sealt tuleb asju, mida sina ei teadnud. Sealt tuleb asju, mida rääkija ei teadnud, sest kui ta läheb usaldades kanalisse, siis kõik saavad uudiseid. Ma võin kinnitada, et raamatu kirjutamine toimubki kanalis. Ehk siis, kui ma olen vana kala 70 raamatut siia-sinna, et kui mina olen kirjutamises, siis ma olen sina. Ma olen sinu kanalis. Sa võid sügeleda ja luksuda seal oma maailmas, aga mina olen sinus. Ja ma olen kosmoses ja ma olen algallikas ja ma toon sealt kõike sõna otseses mõttes. See oli see konspekti variant. 4. variant, kuidas raamatuid kirjutatakse, on minul kõige rohkem toimunud, ehk siis kas on jutuks Marika Mikkelsaare raamat Multiresistentne mammabakter või on jutuks professor Hele Everausi raamat Üdini tungimine või on jutuks Tartu kammivabriku raamat 90 kammi või on Tartu Da Vinci Hando Kruuvist. Siis on tegemist intervjuude seeriaga. Siis ei ole mehe ees kuulamas mitte tema oma kallis naine, vaid murutar. Ja see tähendab seda, et sul peab siis olema konkreetselt minuga palju kohtumisi. Põmps, sa peaksid siia kolima. Ma ei tea, missugune naine on selle üle rõõmus, kui tema üliäge mees kolib murutari juurde. Teate, me teeme intervjuusid siin 6 aega. Noh, ei ole see asi nii hull. See muudab
protsessi pikaks. Sellepärast, et sa teed, eks ju, nii kaua, kui sa jaksad, kanaldad koos, ehk siis teed intervjuud, siis sõidab raamatutellija oma maailma tagasi, Murutar läheb kooli, see annab mõnisada tundi ja me kohtume jälle ja me kohtume taas. Piiaga meil läks 3 aastat. Hando Kruuviga läks ligi 3 aastat, sest ta käis siin, ma käisin seal, ta käis siin, ma käisin seal. 5. variant on protsessi lihtsustamine minu jaoks kõige vastikumal meetodil. Ja see on per net ehk siis sessioonid. Niisugust asja ma kogesin loomaarst Piia Viluga. Siis kui me kirjutasime raamatut Viljandi Piia Gambia, pandeemia tuli ja Piia Vilu, kelle raamat jutustab nii Nuiamäe hobukeskusest, tema loomakliinikust kui tema teisest kodust Gambias, mitte Gambias, Gambias, see on seal Senegali kõrval. Piia jäi kinni Aafrikasse, mina olin siin, tema oli seal. Ja siis ma kogesingi seda äsja kirjeldatud varianti. Meil on olemas WhatsApp, meil on olemas Teams, Zoom, siis video Messenger on muide kõige töökindlam. Skype'ist ma loobusin ammu, see on pulli äka, sellepärast, et sa ei tea kunagi, kas on, ei ole, nagu Hispaania elekter. Nii et see lihtsustab, kiirendab protsessi, aga ma ütlesin, et see on vastik. Sellepärast, mulle vastik, et igasugune töö ekraanidega, nagu ka praegu. Praegu ma tean, et see on üks lühike aeg, japatan siin ära ja olen tubli ära. Aga kui meil tekivad perioodilised sessioonid, täna tund, homme tund, ülehomme tund, sul tekib endal samasugune lõpuks, ükskõik kas on telefon või läpakas, mis iganes eseda sul on, sul tuleb peale. Et sa juba vaatad oma arvutit, tavaliselt ma suhtun oma arvutisse nagu sõbrasse, oma kontorisse, minu kindel linn, varjupaik, pesa, aga siis ta on see, kus iga hetk võib ilmuda sulle Murutar. Ja Murutar seal sulle siis prääksub, et kuule, ma olen praegu selle teema juures. Arutaksime nüüd läbi sinuga, mis tühine tund või 2 või 3. Jumala ükskõik, mida sa praegu teed, mis meeleolu sul on. Kuule, nüüd me lähme sinna. Jube. Silmas silma on üks väga hea asi. Igasugused vahendavad ekraanid on oi. Ma ütlesin, et on 7 varianti. 6. variant oled sina ja sinu telefon, mida sa kasutad täpselt niimoodi, nagu mina enda oma praegu. Ehk siis 6. variant, sinu telefon on sinu tunnistaja, sa räägid linti üksi. Seda teevad igasugused ülipaljud tegelased. Alates filmideski me näeme igasugused geeniused. Klikk käis kesäähib. Assistent delfinčik. Ehk siis sul käib klõps, tulevad asjad meelde, sa haarad kohe telefoni. Räägid ise selle oma mõtte kähku linti, kuni ta on sul meeles. Ehk siis sa selle asemel, et kirjutada, kasutadki vot seda. Välistatud ei ole, et sa kasutad seda 6. seda telefoni varianti pärast käsikirja valmimist. Sa loed oma häälega linti, videoraamat, või tähendab selle, kui pilti ei ole, siis ta ei ole video, siis ta on audio. Ükskõik, kas siis audio või videoraamatu, mis on väga hea mõte. Praegusel ajal ühe raamatu kirjastamine maksab alates 5 tonnist. Ka siis, kui ta ei ole väga paks.
ka siis, kui su tiraaž on kõigest 1000. Alla 5 tonnis ei saa lihtsalt paberihindade kõigi asjade pärast olla, aga inimesed selle hinnaga väga harva suudavad su raamatut osta. Sa tahaksid, et sul oleks kuulajaid, kaasamõtlejaid, kogejaid, sinu ämbritest õppijaid, et sul oleks neid 1000, aga 1000 ei ole 1000. Nad ei suuda seda osta. Ja mis sa teed? Sa teed lisaks oma paberist raamatule ka e-raamatu, mille saab alla laadida mõne tugriku eest, ja sa teed oma käsikirja ise sisse loetud audioraamatuks. Alo Murutar ammu juba on adunud, et see on üliõige tee, mida pidi minna. Inimene lendab lennukiga Hiinasse. Tunde on tal aega kuulata su raamatut, nii et siit Hiinasse on sinu raamat ära kuulatud. Ma ise veel tahan seejuures teha ka videoraamatuid, ehk siis ta ei ole mitte film ega telelavastus, vaid video on see, et ongi sihuke tädi mina istub ja loeb asja linti. Loomulikult mõnevõrra rafineeritumas keskkonnas, kui ma siin praegu. Ja ma olengi oma raamatuga, pildiga ka sinu ees, vaatan sulle silma, julgesin teha, julgen tunnistada. 7. variant on kombo. See on erinevate raamatu kirjutamise võtete omavaheline ühendamine. Raamatu peategelane räägib linti, nii nagu torust tuleb. Mulle praegu tuli meelde, ma olin väike ja tead, mis juhtus? Peategelasele meenub, kuidas ta võitles saatanaga ja ta räägib selle kohe linti nii värvikalt ja nii hulgakarvastega, kui vähegi tuleb. Peategelasele meenub, kuidas ta kohtus surmaga, kuidas ta kohtus saatanaga. Missugune missioon tal saatanaga kohtudes oli, need on nii intiimsed asjad. Et ta on valmis küll selleks, et need asjad ilmuvad raamatus. Aga sel hetkel, kui ta neid sünnitab ja neid oma mäluvoogudest, eelmistest eludest, kanalist, issanda enese juurest toob, on parem olla üksi. Niisiis 7. on sinu, sest peas on tal valjad. 7. variant algab sellest, et sa kirjutad üles märksõnad, siis sa räägid linti. Ja õnneks on sul kõrval armastav naine, kellega koos te sealt lindist võtate need asjad konspektiks, sest muidu pean seda tegema mina. Mul ei ole kahjuks advokaadi väärset tunnihinda, nii et ei ole mõtet jamada. Mees meenutab, naine teeb konspekti ja selle esmase konspekti, see on nüüd siis 3. asi, ajab naine ka arvutisse. Mees ei häbene sisu, naine ei häbene kirjavigu, nagu torus tuleb, nii tuleb. Mille saab kätte Murutar? Murutar saab kätte selle, mille mees rääkis ja linti ja rääkis ka naisele silma sisse. Naine lükkab selle konspektina arvutisse ja minul on siis käes telg. Kui ma selle telje saan enda kätte, siis ma loen ennast sinna sisse ja minust saab sina. See tähendab, et ma lähen sinusse ja ma hakkan vaatama sõnahaaval, mis seal taga on. See ei ole mul taotlus, see ei ole õpitud, see vist ei ole isegi mitte õpitav. See juhtub, ma tulen sinu südamesse, ma tulen sinu lukku, ma tulen sinu vanemate lukku, sinu relvavendade lukku, kes on siin, kes enam ei ole siin.
nii et selles kombos siis minul on üks rets põlemine. Sellise sinuks olemise, sinus elamise, sinu sõnumi toomise missiooni juures läheb mul tahvel šokolaadi päevas. See suur ja hinnad tõusevad. Mina nii ei mängi. Ehk siis ma põlen nii peas kui hinges. Ma olen sina. See on ülitähtis selles mõttes, et ma mitte ei anna ennast sulle sekretutkana tead, vaid ma olen sina. Ja ma olen su peegel, ma olen su suurendusklaas, sinu mikroskoop ja teleskoop, mida iganes. No ja järgmine faas on siis see, et saab peategelane selle sündinud teksti enda kätte koos naisega, vaatab üle, mis see on ja mis siis saab, kui kõik rahvas seda loeb. Siis ta läheb keeletoimetusse, iseennast keeletoimetajana toimetada ei saa. Mu lemmikud on Tiiu Soomer ja Karin Kastehein. Keeletoimetusest käib läbi, siis ta läheb küljendusse ja kujundusse. Soovitavalt selle protsessi ajal peategelane teeb illustratsioonid, täpselt sellised nagu sul keha peal on. Mul on 21 tätokat, tal on rohkem. Ehk siis joonistad ise oma raamatu illustratsioonid. Täiesti võimalik, et väike meister lisab enda omad. Kui hea. Miks on pilte vaja, sest me jagame ju raamatu peatükkideks. Iga peatüki alguses, nii nagu mu 12 ingli raamatus, peab olema pilt. Pildis on vägi, pildis on topeltlugu, pilt on aken, pilt on mitte ainult 3D, ta on 12D ka, kui vaja. Nii et siis meie kujundaja Peeter Kusje, tüdrukud, Peeter Paasmäe paneb pildid õigesse kohta, siis ta tuleb layoutina välja ja sina kohtad teda nüüd siis juba PDF-ina, kus ta on 2,5 lehekülgedena näha, mis ta on. Tehnilise korrektuuri loen ma ise. Seal võib juhtuda mingeid kummalisi kokkulahku ja poolituse kaljasid. Võid selles kindel olla, et ikka jääb näpukaid tähevigu, jääb tagurpidi järjekorras tähti jääb. Igas raamatus on kalad ja sellel on üks väga lihtne põhjus. Ta on inimese loodud. Kui ta on tehisintellekti loodud, siis teda võib lugeda tehisintellekt. Ta on külm, ta on õõnes, ta on sünteetiline. Inimese loodud raamatus on kalad ja see on tore. No võt, ja siis ta läheb trükki ja tuleb sealt välja ja ühtlasi, kui on maha müüdud su tiraaž, siis läheb üles su e-raamat, mida saab odavamalt alla tõmmata. Samal ajal sa juba nüüd siis seda toimetatud ja korras raamatut loed audioraamatuks. Mine tea, võib-olla on isegi videoraamatuna ägedam, sa oled jube dekoratiivne, rõhksõnal jube. Ja rikkaks sa sellega ei lähe. Kui sul õnnestub oma raamatuga nimi teha siis järgmise raamatu, mõni kirjastus juba mitte, sa ei osta kirjastuse teenust, vaid kirjastus ostab sinult käsikirja. Ja kui sul on tehtud nimi ja kui sa oled oma kunstniku käekirja näidanud, on sul juba oma enda ettevõtlus, sa ise oma piltidega, ükskõik kas inimeste naha peal või teiste inimeste meeleheaks, sa hakkad selle sama asjaga raha teenima. See on üks päris tore asi. Aga esimene samm, sa pead andma ennast täiesti alasti, julgelt turule. Ja ma võin sulle kinnitada, et sa jääd ellu. Jäin mina, jääd sina ka. Kohtumiseni raamatuid kirjutades, kirjastades. Maailm on ilus. Kalli musi pai.